Tere aiandushuvilised! Siin Hortikumi kanalil räägime me erinevatest aiandusteemadest ja arutleme ka selle üle, kuidas ja milliseid vahendeid endale valida. Muru rajamine on üks selline tõsisem ettevõtmine ja vajab pikemat planeerimist ja ettevalmistamist. Mistõttu on mõistlik ka juba varem enne ka pinnase ettevalmistamist juba välja valida endale õige ja sobiv murusegu. Murusegu tuleks valida selle järgi, mis selle muru otstarve on, et kas ta peaks taluma hästi tallamist, kas ta peaks olema ilmastikukindel, just põuakindel, või ta võib olla lihtsalt selline ilus roheline murulapp, mida on silmal hea rahulik vaadata. Siin ees on kõige rohkem ilumuru moodi ilumuru, mille nimi on siis mõisamuru. Ja tema on selline rohkem nagu üheliigilisem, kuigi ta koosneb erinevatest aruheinaliikidest. Ja ilumuru on ta seetõttu, et tema on rohkem nagu ühtlase rohelise värvusega, sest muidu rohelised erinevad heintaimed võivad olla natuke rohelisemad ja siis natuke teiste toonidega. Aga tema on just selline, mis on tõesti tõeline ilumuru ja ta jääb ka silmale selline hästi ilus rahulik vaadata. Küll aga ei ole tema tallamiskindlus nii hea kui teistel murusegudel ja ta ei ole ka nii põuakindel. Aga kui see pinnas õigesti ette valmistada, siis see tegelikult ei ole ka absoluutselt probleem. Ma panen tema siia kõrvale. Ja siis on siin 2 murusegu, mis on natukene sarnased, aga samas ka pisut erinevad. Siin on koduõue murusegu ja siin on trallimuru. Ja nad on mõlemad erinevate liikide segud, mis tõttu on nad liigirikkamad, mis teeb selle murusegu ka kohe sellise nagu vastupidavamaks nii tallamisele kui ka ilmastikule, näiteks meie puhul siis põuale. Ja ta on siis segu karjamaa raiheinast ja aruheinade ja aasnurmika segudest, aga nad on siis natukene erinevates vahekordades nendes segudes. Aga mis on see koduõue murusegu omadus, on see, et need seemned on töödeldud mereadruga ja see on ka see segu, mida mina täna proovima hakkan oma koduõue sissesõiduteel. Siin on 2 põhjust. Üks on see, et sissesõidutee äärne mururiba peab taluma natukene tallamist, aga kuna see seemnesegu on töödeldud mereadruga, siis ta peaks ka kiiremini idanema, nii et seda ma saan siis ka kohe proovida. Ja teine põhjus on see, mul on siin hästi palju igasuguseid linde ja eriti varblasi ja öeldakse, et see mereadruga töödeldud seeme ei ole lindadele nii hästi leitav ja atraktiivne, mis tõttu ta siis ka veel omakorda idaneb kiiremini. Ehk et ma võib-olla isegi pääsen ühe külviga või siis ühe väikse paranduskülviga hiljem, kui ta on idanenud. Aga nad mõlemad jah ka, just ka see raiheina koosluse tõttu on parema tallamiskindlusega. Aga siin on ka talumuru. Tema peaks olema selline kõige kindlam sellisele murule, mida on vaja kasutada mitmel otstarvel, aga samas ta peab ka olema silmale ilus ja roheline vaadata. Ja tema on samamoodi segu aruheinast ja karjamaa raiheinast. Aga siia juurde on lisatud ka valget ristikut. Valge ristik on selline natukene vastuoluline, et on neid, kes seda jumaldavad, sest et ta on tegelikult jalal hästi mõnus, pehme ja armas. Ja ta on selline hästi ilus roheline ka silmale vaadata. Ja kui ta õitseb, siis on palju inimesi, kellele teeb see väga palju rõõmu. Aga on neid, kes seda valge ristiku külvi muruses pigem pelgavad, siis kas pelgavad mesilaste pärast või sellepärast, et nad ei soovi enda muruplatsil seda näha. Küll aga teeb valge ristiku seemne lisamine selle murusegu palju ilmastikukindlamaks, sest valge ristik erinevalt heintaimedest ei ole põuale niivõrd vastuvõtlik ja isegi kui meil on see põuasem periood ja muld on võib-olla savikam, siis valge ristik tegelikult ei lase ennast sellest üldse häirida ja on ilus roheline edasi. Nii et need murusegud on küll niivõrd erinevatele otstarvetele koostatud, et igaüks peaks tegelikult leidma endale siit sobiva variandi. Ja loomulikult on need saadaval Hortikumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures, et seal ka siis saab seda pakendit lähemalt uurida. Ja kui seda pakendit uurida, siis muidugi võiks vaadata, millistest liikidest see seemnesegu koosneb. Kindlasti vaadata ka, mis on tema kulunorm, ehk siis kui suure platsi ma saan selle, näiteks siin on kilogrammised pakid, kui suure platsi ma saan selle 1 kilogrammiga ära külvata. Ja kui te muru rajate ja juba külvamiseni olete jõudnud
Siis on alati tore, kui jääb väike osa seemet alles, sest ükskõik kui hoolikalt me külvi teeme, eriti kui me teeme seda käsitsi või kui meil on võimalik külvikut kasutada, on alati neid kohti, mida siis paari nädala pärast peale idanevust saab natukene parandada. Ja siis on hea, kui endal on olemas väike osa seemet, milleks seda parandust teha. Ja loomulikult Ordicon pakub ka universaalset väetist murule. Et nagu me väetame teisi oma taimi enda aias, vajab ka muru sellist hoolitsust ja ka tema tahab süüa. Ja siin on pikatoimeline väetis, mille mõju on 2-3 kuud. Ehk et kui muru on juba varem rajatud, siis saab esimese väetamise teha juba siis, kui muru hakkab uuesti arenema, kui ilmad on soojenenud. Ja siis tuleb lihtsalt jälgida, kas suve teises pooles, et kas on vaja seda väetist uuesti panna. Ja loomulikult on siin pakendil väga konkreetsed juhendid olemas, milline see kulunorm on ja kuidas seda teha. Küll aga tuleks olla ettevaatlikum, kui meil on põuasem periood, et siis kui vihma ei ole tulemas ja muld ei ole niiske, siis tuleks arvestada sellega, et tuleks murupind korralikult läbi kasta. Et kui me väetame kuiva muru, siis me võime hoopiski teha rohkem kahju kui kasu ja väetus võib siis muru ära kõrvetada. Aga räägime siis natukene sellest pinna ettevalmistamisest ka. Sest sageli on niimoodi, et töö ettevalmistus on palju-palju pikem kui siis lõpuks see külvamiseni jõudmine. Kui on alles rajatav muru vaja uuesti rajada ja see on suur plats, siis oleks mõistlik see uuesti läbi künda ja uuesti tasandada ja siis on hea, kui saab kasutada erinevaid seadmeid selleks, sest käsitsi seda kindlasti ette ei võta. Ja see on ka selline suurem ettevõtmine, kus siis oleks hea, kui saaks endale abiväge appi võtta. Ja tasandamiseks saab kasutada erinevaid seadmeid, aga kui on väiksem plats, siis saab seda teha kas mingisuguse järelveetava variandiga, et sageli isegi olen näinud professionaalseid haljastajaid, kes kasutavad selleks kaubaaluseid ja lihtsalt lohistavad seda mööda pinda, kuni siis pind on täiesti sile. Ja see siledus tegelikult on oluline ja tasub vaeva näha, et ta oleks sile, sest hiljem, kui muru on rajatud, on seda veelgi keerulisem ja töömahukam uuesti korrigeerida, aga see on loomulikult võimalik. Ja loomulikult on see ka hea selleks muru hoolduseks, mis peamine hooldus on siis ikkagi niitmine. Minul on vaja nüüd uuesti rajada väike jupp muru oma koduõue sissesõiduteele. Talvel kadus osa murumätast ära peal lume lükkamist ja me isegi ei tea, kuhu see murumätas kadus ja hiljem siis talve jooksul autod manööverdasid selliselt, et osa sellest on täiesti lohku vajunud. Nii et sinna nüüd ma siis viin juurde sõelutud aiamulda ja viin nii palju, kui on vaja ja samal ajal ma siis tasandan teda ja natukene tihendan seda mulda, sest kuna see muld on praegu sõelutud, on ta selline kuhev. Ja raske on arvestada, kui palju ta vajuma hakkab nüüd, kui on ka külv tehtud ja see pind on tasandatud. Ja selleks ma kasutan iseennast ja ühte lauajuppi, millega ma siis servadest tõmban selle pinna uuesti üle. Ja kui ma olen veendunud, et ta on siis uuesti rajatud, siis ma külvan. Ja külvan 2 moodi. Algusel külvan seemet ühtepidi ja siis teistpidi risti sinna peale. Ja siis ma õrnalt rihitsen ta uuesti läbi selleks, et see seeme saaks siis selle pinnasega hea kokkupuute. Praegu on mullas piisavalt niis, kus ta seda üle kastma ei pea. Aga kui meil oleks tulemas nüüd kuivem periood, siis ma ka vaataksin, et mul oleks võimalik seda pinda uuesti üle kasta, et see seeme saakski siiski ilusti edukalt idaneda. Nüüd tuleb lihtsalt mõnda aega kannatlik olla, et keegi siia uuesti autoga peale ei sõida. Ja kuna ma külvan sinna tallamiskindla muru, siis ma usun, et edaspidi meil rohkem probleeme ei tule ja see on selline ühekordne tee. Aga ma natukene jätan ka seda murusegu alles, et juhul, kui mul on vaja seda külvi korrigeerida, siis mul on kohe see käepärast ka olemas. Ma loodan, et te saite siit teid juurde, millist murusegu endale valida ja kindlasti, et ei unustaks ka oma murusid väetada. Mina lähen nüüd toimetan edasi ja teile soovin head aiandamist.